Tere tulemast vaatama meie uut saatesarja Seemnest saagini, kus me hõlmame kõike siis alates seemnete külvist kuni saagikoristuseni. Esimene asi, millest tahaks rääkida, on taliraps ja just nendest põldudest, mis elasid talve üle. Kuna talvitumine oli ikkagi suuresti Eestis raske, siis seda talirapsi on vähe, kuid need põllud, nagu siingi näha, Tartumaal on talvitunud hästi, siis tegelikult tuleks siin tähelepanu pöörata esimestele olulistele asjadele. Esimene asi, mida aasta-aastalt on näha, on tegelikult varrepeitkäärsakas, mis on juba liikvel ja tegelikult olid need liikvel juba eelmine nädal. Kindlasti neile, kellel on taliraps alles, siis seda varrepeitkäärsakat tasuks monitoorida, kas kollaste püüniskaussidega panna üles põllu peale, käia vaatamas. Kui tegelikult sinna juba tuleb 3-4 päevaga 10 putukat sisse, siis tegelikult on tõrjekriteerium käes. Et tõrjekriteerium, kui te näiteks põllu peal käite ja vaatate ja otsite taimede sees, on üks putukas selline 5-6 taime kohta ja tegelikult see on tõrjekriteerium. Kindlasti, kui te neid putukaid otsite ja vaatate siia taime sisse, et olge sellised suhteliselt rahulikud, et nad on väga kiired ennast maha poetama, et ei leia neid ja nad on suhteliselt mulla värvi. Et põllu peal käies siis olge natuke rahulik ja vaadake ja kui te need putukad leiate, siis tegelikult tõrje võiks olla kuskil 10 päeva peale esmaleidu. Kui vaadata Lõuna-Eestis, siis need putukaid on juba leitud, on leitud ka Jõgevamaalt, et just selline Virumaa kant ja Harjumaa kant, et teil oleks aeg hakata monitoorima ja siis vaatama, et kuidas on, kas putukad on põllu peal. Tõrjeks sobivad täiesti kõik lubatud kontaktsed vahendid, näiteks Delta Forte, Karate Seon, Kaiso, kõik sellised asjad, et ei ole mõtet panna mingit süsteemseid tooteid, kuna rapsitaimed on väiksed ja ongi vaja võtta ära just põllu pealt see ema, kes muneb. Ja esmased putukad, keda siin Lõuna-Eestis on ka leitud, on enamasti isas putukad, kes tulevad esimesena välja, siis tulevad emased ja emane muneb kuskil selline 5-6-7 päeva pärast, kui ta on isasega kokku saanud. Kui teil on küsimusi, siis kanda ka müügimeeskond ja agamnõustajad on kõik teile telefoni teel saadavad. Kui telefoninumbrid ei ole, siis leiate need kodulehelt. Peatse nägemiseni!